Nüüd aga viime innovatsiooni täiesti järgmisele levelile ja tõestame teile, et IT-valdkonnas on võimalik väga kõrgelt lennata ka neil, kellel on humanitaartaust. Eriti just ka siis naistega fookuses. Ja siia minu juurde vastastiivanile tuleb kohe Eesti esimest päikeseautot ehitava SolarRide'i tegevjuht Kristel Leif. Tere, Kristel! No tervist! Sa oled humanitaartaustaga naine, sa olid kõva turundusinimene ja siis üks hetk sa oled sellise suure inseneeriaprojekti tegevjuht. Kuidas selline asi üldse juhtus? No kuna ma hästi palju usun sellesse, et elus juhtuvad asjad õigel ajal ja põhjusega, siis ma olen lasknud ennast võib-olla natukene elumerelainetel triivida. Ehk siis ühel hetkel tuli Priit Salumaa, kes oli selle projekti päris algusaegade juures ja kutsus mind pigem siis hoopis turundusmeeskonda kokku panema ja seda valdkonda mentordama, mida ma siis ka esimesed pool aastat selle projekti juures tegin, aga kuna süda ei andnud rahu ja paistis, et see asi on nii ambitsioonikas ja oluline, et siis üks asi vist teiseni ja lõpuks ma sattusin sinna etteotsa kogu seda asja koordineerima ja veel suuremaks ajama. Nii et sa oled tegelikult suurepärane näide sellest, et nagu päeva alguses Taavi Kotka ütles, et tehnoloogia valdkond ei tähenda seda, et kõik on ainult programmeerijad või suured insenerid, vaid tegelikult see on palju laiem. Ja sina oled ka siis nagu inseneeria valdkonnas, aga sa lihtsalt juhid meeskonda. Jah, insener ma täna kindlasti ei ole, et minu jaoks selline hästi märgiline moment oli eelmise aasta augustis, kui insenerid ütlesid mulle, et kuule Kristel, sinuga saab juba asjadest nagu päriselt rääkida, et sa juba kasutad õiget sõnavara ja saad aru, millest me siin räägime selle päikeseauto kontekstis, nii et see oli minu jaoks hästi suur kompliment, sest tõesti ma väga pikalt väristasin jalga, kas ma suudan isegi turundusvaldkonnas nagu sellisel asjal elu sisse puhuda ja palju on tulnud õppida ja ma ütlen, et nagu selle aastaga, mis me oleme SolarRide'i teinud, ma arvan, et ma olen inimesena arenenud rohkem kui võib-olla oma varasema tööelu jooksul kokku. No see paratamatult on nii, et koolis tüdrukud kipuvad rohkem humanitaariat eelistama. Et kas see, kui humanitaare rohkem integreerida tehnoloogia valdkonda, avaks ka ukse sellele, et rohkem naisi sinna sektorisse tuleks? No mina usun selles hästi tugevalt, sest kui me vaatame täna Eesti mõistes humanitaarvaldkonda, reaali, siis paratamatult need stereotüübid veel kehtivad. Et seetõttu on ka täna meie inseneride tiimis siin ühe käe sõrmedel loetud hulk naisi ja kõik ülejäänud naised, kokku siis on meid seal 30 tuuriks kogu selle projekti peale, siiski tegelevad ka praegu humanitaarsuuna tegevustega, turundus, fundraising, personalitöö, kõik sellised asjad. Aga ma näen igapäevaselt ja see aasta on nagu näidanud nii hästi seda, kuidas täiesti null tehnoloogia valdkonna kokkupuutega inimene tuleb, ta viib ennast kurssi, mis siin toimub, samm-sammult ta kohaneb, saab aru ja siis tuleb see ärkamine, et kus ma kõik need aastad olen olnud, et miks ma juba varem siin ei olnud, sest nagu sellepärast ka SolarRide'i selline nagu õppevorm, et me oleme haridusprojekt, mille siis võib-olla keskmes on see auto ehitamine, aga siin saavadki kokku erinevate valdkondade noored, nii insenerid, turundajad kui need teised valdkonnad, mida ma nimetasin, aga nad on kõik sellele ühele eesmärgile keskendunud, auto ehitamisele. Aga sa võid auto valmis ehitada, keegi ei tea sellest midagi, see ei jõua mitte kuhugi, nii ka nagu ka ühe ettevõtte puhul sul on vaja väga erinevaid kompetentse ja erinevaid rolle. Et just see ühele eesmärgile keskenduv ühistegevus on minu meelest suurepärane platvorm selleks, et reaalidel oleks midagi õppida humanitaaridelt ja vastupidi, ja see avab nii palju uksi just nendele noortele, olgu nad siis naised või lihtsalt siiamaani humanitaarvaldkonnas tegelenud inimesed, et
et juba tõsisemalt inseneeriaga tegelema hakata ja võib-olla tulevikus ka kandideerida ettevõtetesse, mis on oluliselt tehnilisemad kui see, kus nad oleksid ennast enne Solaride'i ette kujutanud. Ja see Solaride'i projekt on, kui me võtame selliseid stereotüüpseid kujutelmasid ette, siis on 2 märksõna, mis on see, mis pigem naised nagu minema ajab, see on inseneeria ja see on auto ehitamine, see inseneeria ja auto, noh. Et kuidas sa sellesse projekti naisi kaasaksid? No algusest peale on meie üks fookus olnudki nähtavus. Mida meile on ka ette heidatud, et mis te siin räägite oma autost enne, kui see auto valmis ei ole. Rääkige siis, kui teil on juba medalid kaelas ja auto sõidab, et aga selleks, et üldse noored leiaksid tee juba sellesse projekti, aga ka valdkonna laiemalt ongi vaja sellest teekonnast rääkida. Koos nende erinevate mingite põrumiste, õnnestumistega, et just ma nagu väga tugevalt turundajana usun sellesse, et noori on vaja inspireerida. Mitte lihtsalt näidata, et keegi kuskil teeb, aga kuidas nad ka selleni jõuavad, mida nad selle käigus õpivad ja ma usun, et see hea nähtavus meedias, sotsiaalmeedias ja läbi meie enda inimeste, kuna see vibe on tõesti nii suurepärane, see kamp, kes siin on koos, on sellise energiaga, et siis ei ole vahet, kas sa oled mees või naine, sa tahad sellest energiast osa saada, ei ole vahet, mis see valdkond on, ei ole vahet, kas seal on auto või seal on, ma ei tea, nukumajade tootmine. Kokkuvõttes see on see, mis inspireerib ja mis toob siia kokku nii naisi kui mehi ja neid, kes tahavad lihtsalt areneda, õppida ja midagi suurt ära teha. Kristel Kruustükk, kes siin enne oli, on kindlasti oma valdkonna maailma üks tipptegijaid. Ja tema rääkis seda, et matemaatikaga tal ei olnud koolis eriti head suhted, et ta oli 2-3-line, aga ta 4 pidi selle Maita eksami ära tegema ja siis ülikoolis Maita oli tema üks tugevamaid oskusi. Kuidas sinul oli kooli ajal nende reaalainete armastusega? Mul oli vastupidi võib-olla. Selles mõttes, et ma olin reaalainetes väga hea, aga nad ei pakkunud mulle justkui midagi, sest et meie õpe oli võib-olla koolis selline, et sa ei andnud edasi seda praktilist väärtust. Sa lihtsalt õppisid valemeid, sa õppisid, kuidas mingid süsteemid töötavad, aga mis see nagu päriselt nende asjade väljendus on, see oli lihtsalt täielikult puudu, et sa õpid keemiat, ma ei tea, 4 aastat, ilma et sa oleksid teinud ühtegi katset. Lihtsalt puhtad valemid, et see nagu, kuna see ei inspireerinud mind, ma tegin kõik asjad ära, ma lõpetasin ilusate hinnatega ja olin üks klassiga võib-olla tugevamaid matemaatikas, aga ma ei teinud matemaatika eksamit lihtsalt sellepärast, et see oli nii kuiv. Ma lihtsalt ei teinud seda. See ei ole mind elus muidugi ka kuidagi tagasi hoidnud, aga minu suhe ei ole üldse reaalainetega kuidagi kehv, lihtsalt ma ei näinud sellel mingit väljundit. Ma näen seda ka enda tutvusringkonna puhul päris palju, et kuidagi hiljem hakatakse aru saama, et ülikoolis tegelikult oleks pidanud minema hoopis õppima tõesti reaalaine valdkonnaga erialasid, et miks seda nagu humanitaaret pidin õppima, et näed, et praegu oleks võib-olla kõva programmeerija või IT-valdkonnas kõva tegija, kus on palju rohkem võib-olla väljakutseid. Et mis sa ise ütled selle koha pealt, et kas on hilja mingisugusest vanusest teha seda hüpet või mitte? Kindlasti ei ole hilja. Lihtsalt, no ma ise olen õppinud ajalugu bakas. Minust pidi saama ajalooõpetaja hinnangul poliitik, ma ise tahtsin üldse näitlejaks saada, varases nooruses üldse tahtsin presidendiks saada. Kõik võimalused on sul veel olemas. Aga minu jaoks nagu taandub kõik sellele, et kuna see ei ole mind kuidagi tagasi hoidnud, siis võib-olla nagu see, mida üks või teine inimene ülikoolis õpib, tegelikult ei kuidagi dikteeri või defineeri tema tulevikku. Et alati on võimalik ise midagi juurde õppida, esitada endale ise väljakutseid, kõik on sinu enda nagu ambitsioonikuse ja õppimisvõimed, aga ma arvan kinni, et vahet ei ole, mida sa lõpuks õpid, sest nagu ülikool annab sulle võib-olla mingi sellise nagu akadeemilise konteksti, maailma asjadest arusaamise. Aga ma arvan, et see, et ma täna selliseid valikuid elus tegin, ei tähenda, et ma ei võiks tehnoloogia valdkonnast täitsa nagu suuri asju korda saata, sest seda enam me ei vaja tehnoloogia valdkonda mitte ainult insenere, progejaid, vaid me vajame sinna tõesti siis ka häid projektijuhte, selle valdkonna turundajaid, nagu siin ka varasemalt juttu oli, see valdkond on oluliselt laiem kui lihtsalt nagu käed nii-öelda kapoti all meie mõistes tegemised. Aga ka see on paljude naiste ja noorte jaoks siiski hirmutav, kui sa ei ole sellega varem kokku puutunud. Nii et tuleb neid müüte murdma hakata. Just. Aga läheme nüüd küsimuste juurde, mis sulle vaatajad kirja pannud ja Mariann küsib, mis on tiimi juhtimise juures kõige keerulisem?
Ma arvan, et seesama mitmekesisus on ühest küljest kõige suurem väärtus, aga see teeb asjaga ka võib-olla kõige keerulisemaks, sest täna, kuna meie võib-olla ka ülikooli õpe on ikkagi hästi erialapõhine, meil insenerid õpivadki inseneeriat, turundajad õpivad turundamist, igaüks õpib seda enda kitsast asja. Aga see, et meie reaalid suudaksid võib-olla ka pehmete väärtustega kuidagi sammu pidada ja vastupidi, siis need humanitaarid teist valdkonnast aru saada või seda mõista, et just see noorte nagu keskpõrandale kokku toomine. Et me räägime ühte keelt, me saame aru, miks ühed inimesed mõtlevad ühtmoodi, teised teistmoodi ja kuidas sellele kõigele läheneda ja see hea sünergia tekitada, et see esitab teatavaid väljakutseid, aga õnneks on meie juures muidugi koos ka inimesed, kes on ise väga niisuguse avatud meelega ja valmis õppima ja kohanema, et aga see kindlasti nagu teeb asja põnevamaks. Sa tegutsed väga palju rahvusvahelisel tasandil. Kuidas sa hindad, kas välismaal on suhtumine naiste poolt juhitavatesse suurprojektidesse, näiteks päikeseauto ehitamine, pessimistlikum kui Eestis? Ma ei tea, kas üldse nagu on mingit sellist suhtumist, et kas see, et naine midagi juhib, et keegi sellesse pessimistlikult suhtuks. Küll aga nüüd, kui meie Austraalia võistlus, kuhu me oktoobris ka minema pidime, ära jäi, siis me oleme siin pool aastat varsti juba teiste Euroopa tiimidega iganädalaselt kohtunud ja otsinud omale uusi väljundeid, et nüüd tõenäoliselt siis tulebki sügisel Marokos võistlus. Aga kuhu ma tahtsin jõuda on see, et eks ma olen seal üks väheseid naisi. Enamikku nendest päikeseautotiimidest juhib ikkagi mees, äkki selline 1-2 naist heal juhul üldse üle maailma nendes tiimide sees otsas on, et jätkuvalt see on valdav, et ka mujal maailmas neid tiime juhivad mehed, ei ole ka seal palju naisi, nii et ma arvan, et see seis on suht sama ja ma ei ütleks tõesti, et nagu mingi pessimistlik suhtumine kuidagi oleks sellesse, et nüüd mina ajaloo taustaga, inseneeriast mitte midagi teadev inimene on sellise projekti eesotsas, ja kui see suhtumine on, siis tuleb lihtsalt oma tegudega tõestada, et selleks ei ole mingit põhjust. Aga oled sa juba oma kogemusest ise seda näinud, tajunud, kogenud, et see, et sina nagu hoopis teistsuguse taustaga naine tuled sellist tiimi juhtima, on juba mingid müüte murdnud ja sa oled ka naisi saanud rohkem innustada sellesse valdkonda tulema? Ma usun, et see, nagu Kristeli puhul samamoodi, et ma usun, et ka meie tiimi tuleb naisi just seetõttu, et seal on teised ägedad naised juba ees. Et see, et me oleme pildis, see, et nähakse, et me tegutseme, saame hakkama, et kindlasti see julgustab teisi tulema siia. Ja ma ei ole nagu väga kogenud ka kuidagi mingisugust teistsugust kohtlemist seetõttu, et ma olen naine, et keegi üritab nüüd väga lihtsate sõnadega mulle midagi selgitada või nagu räägib minuga nagu lapsega, et seda kindlasti ei ole. Ja võib-olla nagu selle taga on ka see, et ma olen nagu hästi avatud kaartidega võib-olla algusest peale mänginud ja öelnud, et ma ei ole selles valdkonnas ekspert, mul on selle jaoks meeskonnas väga tugevad inimesed, kes suudavad teha inseneerialaseid otsuseid, küll aga saan ma neid väga palju toetada just nagu protsesside juhtimisel, küsida ebamugavaid küsimusi, küsida teinekord ka rumalaid küsimusi, mis lõpuks viivad oluliselt paremate lahendusteni, kui võib-olla esimese hooga ainult kitsalt oma inseneeriakastis elades. Kiire lõppküsimus. Diana küsib, et mis on sinu meelest kõige suurem erinevus mees- ja naisjuhi vahel? Mees- ja naisjuhi vahel ei ole erinevusi. On erinevus selle vahel, millised need naised ja mehed on. Meil on igasuguseid mehi, meil on igasuguseid naisi, kellel on omad tugevused, omad nõrkused, mõni on empaatilisem, mõni on vähem empaatiline, mõni on kindlama käega, aga seda ei dikteeri see, kas sa oled mees või naine. Kuidas sa ise iseloomustaksid ennast juhina? Me just siin hiljuti tegime ühte testi või uurisime, millised me juhtidena Solaride'is oleme ja minu profiil sai lõpuks selgeks ka minu enda jaoks, et ma olen võimalust otsija. See on täielik minu natuur. Kõik võimalused, mis mu teele satuvad, olgu need pisikesed igapäevased detailid või mõned suuremad eesmärgid, et ma haaran nendest kinni ja ma hakkan hästi kiirelt ka nende poole liikuma ja ma arvan, see on meile päris palju uksi avanud ka Solaride'i mõistes ja mul on hästi hea meel, et inimesed on usaldanud mind neid otsuseid tegema ja neid võimalusi kasutama, et see on toonud meile, ma usun, väga hea nähtavuse ja riigi toetuse, mida keegi ei lootnud, et esimese aastaga selline projekt võiks endale saada, et ma olen võimalust otsija. Kas sa tähendab ka seda, et mida rohkem sulle öeldakse ei, seda rohkem sa otsid neid võimalusi, et ennast ja oma eesmärki maksma panna? Muidugi. Me saime, ma arvan, 10 ja 10 eisid kevadel, kui me otsisime raha, nii et esimesed eurod Solaride'i kontole laekusid eelmise aasta oktoobris. Tänaseks meil on 500 000 miljoniline eelarve koos.
Kristjan, aitäh sulle ja palju edu sulle ja Solaride'ile! Suur aitäh sulle!